Räägime lehekülgede haldusest dokumendis. Loon ühe uue dokumendi, Create New, valin prindiseaded ja ütlen, et ta on A4. Vaatan, et Facing Pages oleks praegusel hetkel välja lülitatud ja et lehekülgede arv oleks 1. Vajutan Create. Nüüd, kui meil on juba dokument loodud ja me tahame hiljem sinna lehekülgi juurde lisada, lehekülge ära kustutada, lehekülgede järjekorda muuta, siis kõige selle jaoks on meil paremal pool tööpaneelides olemas selline tööpaneel nagu Pages. Ja kui ma selle paneeli lahti lülitan, siis praegusel hetkel on näha, et siin on ainult 1 lehekülg selles dokumendis. Aga siin paneeli all servas on meil olemas ka nupp Create New Page ja siin kõrval on ka prügikasti ikoon Delete Selected Pages. Ma teen siia dokumenti mõned leheküljed juurde. Klõpsan siin Create New Page ja nii kui ma siin klõpsasin, tekitatigi meil dokumenti üks uus lehekülg juurde. Ja tõesti, kerin seal ringi, siis nii ta on. Nüüd kui ma tahan rohkem lehti juurde teha, siis ei ole mul mõtet iga kord klõbistada. Näiteks kui ma tahan 10 lehekülge juurde teha, siis ma ei pea siin klõpsama mitte 10 korda, vaid vajutan klaviatuuril alla Alt-klahvi ja vajutan nuppu Create New Page. Ja nüüd mul küsitakse, mitut lehte ma tahan teha. Ütlen, et ma tahan 10 lehte teha, et ta oleks peale lehekülge 2 ja okei. Ja tõesti, nüüd on mu dokumendis kokku juba 12 lehekülge. Kui ma tahan mõnda lehekülge kustutada, siis ma märgin selle lehekülje ära ja vajutan Delete Selected Pages ikooni. Kui ma tahan rohkem kui ühte lehekülge ära kustutada, siis ma märgin Shifti all hoides või kontrolli all hoides need lehed ja vajutan Delete Selected Pages. Kui ma soovin lehekülgede järjekorda muuta, siis ma võtan siit lehest kinni ja lohistan ta uud asukohta ja tõesti seal, kus ma ta nüüd lahti lasen, sinna järjekorras see leht ka siis hüppab. Nüüd lisaks on mul võimalik üksikute lehekülgede formaati muuta. Praegusel hetkel on kõik minu lehed siin dokumendis A4-d, aga oletame, et ma tahan, et mul üks lehekülg oleks näiteks A5 formaadis. Siis ma klõpsan siin selle lehe peal ja valin siit Edit Page Size ja valin talle siit A5. Ja niimoodi ma saan erinevatel lehekülgedele ka erinevaid suurusi panna, nii et tõesti on näha, et esimene leht on A4 ja teine leht on A5. Uue faili tegemisel rääkisime me ka sellisest võimalusest nagu Facing Pages, ehk siis 2 lehekülge üksteise kõrval. Ja praegu, kui me seda faili vaatame, siis siin meil ei ole Facing Pages sisse lülitatud. Me saame ka peale faili tegemist seda kontrollida, kuidas leheküljed peaksid asetuma ja kas nad peaksid olema üksteise kõrval või mitte. Seda me saame sisse lülitada file menüüst. Kui me valime siit Document Setup, siis siin on meil olemas valik Facing Pages, lülitan sisse, okei, ja nüüd on tõesti näha, et lehed on jälle üksteise kõrval nagu ajakirja layoutis. Pages paneel on ka suurepärane abivahend oma suures dokumendis kiireks navigeerimiseks. Kui me teeme topeltklõpsu mõne lehe peal, siis viiakse meid automaatselt sellele lehele, mille peal me topeltklõpsu tegime. Klõps hüppan esimese peal, klõps hüppan näiteks leheküljel number 7.